Tere, kuulaja! Kui ma eelmist teksti tõlkisin, tundus mulle, et see on natuke keeruline. Kui pärast küsisin ChatGPT-lt, mis on selle teksti CEFR tase ja vastuseks oli kas B2 või C1. See šokeeris mind, aga jah, tõlkimise ajal kasutad sa sageli originaaliga sarnaseid konstruktsioone ning ma püüdsin mitte midagi liiga olulist välja jätta. Seega otsustasin paluda tal teksti lihtsustada kõrgele A2 plussi või madalale B1 miinusi tasemele ja just seda sa praegu kuulad. Ma ei ole siin tükk aega olnud, ma tegin vahepeal muid asju, näiteks otsisin tööd. See on veel pooleli, leidmata. Aga lõpuks otsustasin midagi salvestada. Täna räägin ühest huvitavast podcastist. Selle teema on, kas Rooma legionääridel võis olla vaimseim probleeme. Originaalne podcasti autor on Roberto Trizio. Ta on Itaaliast ja teeb videoid, kus räägib Vana-Roomast. Ma panen tema YouTube lingi kirjeldusse. Kui me mõtleme legionääridest, siis me arvame, et nad olid väga tugevad ja julged. Nad rändasid palju, võitlesid ja hävitasid kõik, mis oli ees. See pilt tuleb filmidest ja meie fantaasiast. Seega inimesed mõtlevad, et nad olid peaaegu võitmatud. Aga tegelikult peame mõistma, et legionäärid olid tavalised inimesed. Neil oli hirm, nad väsisid ja tegid vigu. Kui vaadata vanu tekste, siis näeme, et nad mõnikord põgenesid lahingust, olid paanikas või vajasid oma juhi abi, et rahuneda. Näiteks kui Julius Caesar võitles germaanlase Ariovistusega, hakkasid tema sõdurid kartma ja ei tahtnud enam võidelda. Siis Caesar ise pidi nendega rääkima ja andma julgust. Seega küsimus on, kas need sõdurid võiksid kannatada vaimse haiguse, näiteks traumajärgse stressihäire all. See on haigus, kui inimene ei saa pärast rasket sündmust hästi magada, tal tulevad halvad mälestused tagasi, ta kardab, on väga närviline või vihane. Mõned inimesed tahavad vältida kõike, mis meenutab halba kogemust. Teadlased ei ole ühel meel. On kaks arvamust. Universaalne arvamus ütleb, et inimene on inimene igal ajal. Kui sõda on raske, siis inimesed saavad vaimselt haiget, nagu tänapäeval. Teine arvamus ütleb, et Rooma aeg oli väga erinev. Rooma sõdurid elasid teistsuguses maailmas ja kultuuris. Nad mõtlesid teisiti. Seetõttu ei saa neid võrrelda tänapäeva sõduritega. Metatõlke ja lokaliseerimisjuht. Mis põhjustab stressihäireid. Psühhiaatrid ütlevad, varplased on hullus. Psühhiaatrid ütlevad, et on mitu tegurit. Esimene, traumaatiline sündmus. Rooma sõda oli väga julm. Tänapäeval kasutatakse relvi kaugelt, aga Roomas võideldi käsitsi. Sõdurid nägid verd, purustatud kehasid ja surnud sõpru. See oli raske kogemus. Teine, kultuur. Sõduri rahva kultuur on tähtis. Näiteks kui elad kohas, kus surm on tavaline, siis see ei šokeeri sind nii palju. Rooma kultuur oli karm. Roomlased ei pidanud kõiki inimesi võrdseks. Näiteks orjal oli vähem väärtust kui kodanikul. Vaenlase tapmine ei olnud neile alati halb asi.
3. Isiklikud uskumused. Kui inimene usub, et vägivalla kasutamine on normaalne, siis ta võib sõda paremini taluda. Rooma legionäärid said väga range koolituse. Nad olid valmis tapma ja ei kahtlenud. Seega võib arvata, et neil oli vähem vaimseid traumasid kui inimestel, kes ei ole harjunud vägivallaga. 4. Füüsilised vigastused. Teadlased ütlevad, et peavigastused võivad põhjustada stressihäireid. Rooma sõduritel olid pead tavaliselt kiivriga kaitstud, nii et nad ei saanud tihti pähe. See tähendab, et neil võis olla vähem psühholoogilisi probleeme just selle tõttu. 5. Ajaloolised allikad. Kas Rooma ajast on kirjutatud, et sõdurid olid vaimselt haiged? On väga vähe selliseid lugusid. Mõned on olemas. Näiteks arst Celso kirjutas inimestest, kes olid närvilised ja ei saanud magada. Võib-olla nad kannatasid stressi all. Sõjajuht Gaius Marius oli vanemas eas närviline ja jõi palju. Võib-olla see tuli sõjast. Centurion Ulpius Optatus oli lahingu järel väga vihane ja tema elu läks halvaks. Aga selliseid lugusid on väga vähe, kuigi Rooma ajalugu on pikk. Ja kokkuvõte. Rooma legionäärid nägid palju halbu asju. Nad olid karmid ja harjunud vägivallaga. Nad said peavigastusi harvem kui tänapäeva sõdurid. Ajaloolisi allikaid vaimsete probleemide kohta on vähe. Seega võib arvata, et vaimseid häireid oli, aga harva. Ja tänaseks ongi kõik. Aitäh kuulamast ja kohtame varsti jälle.